14. november 2025 World League 10 toimub homme, minu kõrval on Uku Jürjendal. Uku, no sa oled võitlusspordi maailma väga tugevalt raputanud 2 korda vähemalt. Esimene kord, kui Badr Hari Matsi koju tõid ja Eestile võidu kinkisid, ja teine, kus sa näitasid oma vastupidavust. Nüüd viimane, kus see käsi läks nii, nagu tal läks. Kui valmis sa täna oled, on see paranenud? Käsi on 100%, boksi jaoks kindlasti, et sellega mingit probleemi ei ole ja üleüldine ettevalmistus on hästi läinud tänu minu boksitreener Vadim Skorkinile. Kõik on paigas, ootame homset. No käisid ära ka niimoodi poolsalaja ja amatöörringis, seal läks hästi, seljatasid Eesti meistrid. Ja nii oli, et oligi selline plaan, et kuna profiboksis on tarvis teha kindlasti üks amatöörmatš ennem profilitsentsi saamist, siis see läks plaanipäraselt. No nii huumoriga nii mõnigi mõtleb, et kas kogemata sassi ei lähe, et sa ikkagi oled kickboksi ja võtad jalad mängu, mis siis saab ringis? Ma usun, et seda võimalust ei teki, et isegi sparringud on näidanud, et isegi ei teki väga tahtmist lüüa põlvega või jalaga. Mida teeb Uku Jürjendal üks päev enne matši, milline su tänane õhtu välja näeb? Täpselt sama nagu iga päev. Ei tee mitte midagi muud moodi, söön samamoodi, magan samamoodi, puhkan. Kindlasti teen hingamisharjutusi, panen vaimu valmis. Mis sa vastase kohta ütled? Vastane pikutas siin enne diivani peal, silmad olid kinni, sa kaalumisel pressikonverentsil võtsid ja tõstsid poisil mütsi üles, et näeks silmi ka või? Vastane tundub selline enesekindel, et eks on ka põhjust, sellepärast et tema on terve oma karjääri jooksul ikkagi ainult boksiga tegelenud ja just profiboksis on tal päris korralik kogemus. Et ma usun, et mul on tema vastu piisavad relvad olemas täiesti ja eks näeme homme. Mis sa oma fännidele ütleks? Neid tuleb kindlasti sulle kaasa elama väga palju ja sinu comebacki üle on 100, kui mitte 1000 inimestel ja 10 000 üle maailma väga hea meel. Mida öelda fännidele, kes täna tunnevad raskel ajal, et tahaks alla anda? Sa oled ju see mees, kes ei anna mitte kunagi alla. Ja ära anna mitte kunagi alla, muud ei oskagi öelda. Ja, aga kus sa selle vaimujõu leiad? Muus lihtsalt on see sees, et mul on selline mentaliteet kõik või mitte midagi ja lihtsalt nii elangi. Aitäh sulle!